Lugupeetud Eesti rahvas! Meie valitsus muutub rahvale üha võõramaks ja siin peitub oht julgeolekule ning liiklusele. Olgu mu lapsepõlve kodus Hiiumaal või Maardus, kus olen aastaid pidanud linnapea ametit, kõikjal tulevad inimesed küsima, kuhu viib meid valitsuse pime ja rahvas vaenav tegevus, nii et kas maksufestivalilt on võimalik eluga pääseda. Keeruline on sellele küsimusele vastustus leida, sest meie valitsuse käitumine ei allu tavapärasele loogikale. Seda juhivad Exceli tabelist suvaliselt välja nopitud arvud, mille liitmise ja lahutamisega meie ministrid paraku hakkama ei saa. Eestil puudub pikk tulevikuvaade ja pole vaja ühel valimiskünnise all kukkunud valitsuserakonnal jätta muljet, otse kui nemad teaksid, mis Eesti saab. Eesti inimesed ei usu enam ammu reformistlikku poliittehnoloogilist loba ja hääletavad jalgadega. Eestlaste pagemine välismaale kasvab. See on hinnang valitsuse soovimatusele teenida oma rahva huve. Ja miks mitte lahkuda, kui näiteks naaberriigis Soomes on tänu paindlikule maksumääradele, mida kõike teada rahandusminister peab mõttetuks, toit poes odavam, ent palgatasa kordades suurem meie vaevu äraelamist võimaldava töötasu. Kokkuhoiu orga ja käivimisel kargas reformistlik klubi eelkõige vähekindlustatute turja, kärpides paljulapseliste toetusi olukorras, kus iive on langenud ajaloo madalamale tasemele. Raha ei pane lapsi sünnitama, väidavad maksuvalitsuse ministrid. See on puhas demagoogia. Jah, raha ei pane sünnitama, kuid see rahast ilma jätmine võtab viimase soovi järglase soetada. Sest milline armastav vanem tahab kasvatada lapsi olukorras, kus endalegi esmavajaduseks ei piisa. 2023. aastal saatis Eesti Lasterikaste Perede Liit valitsusele avaliku pöördumise, et peatada plaan kärpida suurperede kui ühe haavatavate sihtgrupi toetust, sest vastasel korral ähvardab väikese ja keskmise sissetulekuga suuri peresid vaesuse langemine. Aga kes neid kuulab? Oleme väljasurev rahvas mitte üksnes madala sündivuse tõttu, vaid ellu jäämine muutub Eestis jõukohaseks vaid privileeritud jõukatele. Mõne aasta eest nimetati haigekassa ettenägelikult ümber tervisekassaks, sest vaid terve inimene jääb hinge riigis, kus eriarsti järjekorrad on kuude pikkused ja perearstid pääsemiseks peab olema sündinud õnnesärgiks. Vaid need, kes suudavad tasuda erameditsiini jõhkrid arveid, võivad end turvalisena tunda. Eestis jagab matsu kliimaminister, kes on juba kuulutanud, et eestlastel ei maksa eales oodata sama odavat elektrit kui Soomes. Minister arvab, ent olevat targem kui Eesti Energia juht Andrus Tureiko, kelle kinnitusel oleks põlevkivijaamade pidevalt töös hoidmine võimalik saavutada Balti regioonis Soomega sarnane elektri hind. Eesti valitsus käitub pigem Tammsaare Tõest ja õigusest tuntud Oru Pearu kombel, kes istus kaevu raketel hädale, samas kui majalised teda pisirsilmi palusid taolist lollust mitte teha. Eesti inimeste toimetulekuga ei tohi mängida. Ministril tuleb unustada ülbus ja hakata käituma normaalsete empaatia võimaluste isenditena. Siinkohal tuleks ninatarkadele koalitsioonipoliitikutele veel kord meelde tuletada, et palka maksab neile rahvas, kelle teenistuses seisate nüüd kui väga pikalt tolli mängida, võid inimeste kannatus katkeda. Samuti tuleb ministrilt õppida käituma viisakalt rahva esindajatega siin Riigikogus. Kui valitsuse toetus on küsitluse põhjal juba langenud neljandiku ja peale tänast päeva juba ainult 15% peale, pole mingit õigust plõksida saadikutele, kes esindavad enamus rahvast. Seega ma kutsun olla riigimehelikult meie valitsusel, astuda tagasi ja korraldada uued Riigikogu valimised. Aitäh!